Niisiis, harjutus number 2, kui me juba saime aru, kuidas me peaksime töötama oma ülemise kehaga, meie kätega ja meie õlgadega, siis räägime nüüd jalgades. Kõigepealt boksi maailmas on siis 2 asendit või asendit, ütleme niimoodi alguseks. Esimene asend on sõpasend, see tähendab seda, kui jalad on sama joone peal. Ja teine on siis võitlusasend, ehk siis kui me oleme paremakäelised, paneme parema jala taha, vasaku jala ette ja siis vastupidi, pum. Kui me oleme vasakukäelised, siis vasak jalg taha, parem ette. Aga täna me keskendume siis ainult õppeasendile. Ja üks boksi reeglites on siis selline, et kõik peab olema loomulik ja mugav. Selles mõttes pole vaja teha väga suuri samme, pole vaja teha väga lühikest distantsi hoida jalgade vahel. Kõik peab olema loomulik. Ja loomulik on praegu see, et minu jaoks, et ma panen jalad umbes minu õlgade laiusele ja seisan siin. Teine asi on see, et põlved meil peavad olema natuke kõverad. Sest vaadake, teooria järgi 40% löögijõust annavad meile jalad. Ja kui meie jalad on sirged, neil ei ole ruumi kuhu plahvatada. On ju, nagu korvpallis või üldse, kui me teeme hüpet, on ju, me hüppame, pumps, siis me peame natuke alguses minema kokku, siis lahti. Samamoodi ka löögiga, et põlved peavad olema natukene nagu vedrud. Et kui me teeme lööki, siis me plahvatame ja siis jalg läheb sirgeks hetkeks, pumps. Kust algab üldse löök? Löök algab siis jala tõugest. Ehk siis, kuidas siis asi käib, et ma pööran kann välja, pumps, ja samal ajal sirutan jala lahti. Ja see hetk, kui ma sirutan jala lahti, ehk siis sirgeks on ju, ta keerab puus keerab juba selja ja selg keerab juba õla ja õlg keerab juba kätt ette. Ehk siis on niisugune nagu laine, ma nimetan seda niisuguseks lainesüsteemiks. Pumps, 1. Pumps, jälle. 2. 1. Näete, mis ma nüüd teen, ongi see, et ma võtsin seda esimest harjutust, kus ma keeran ainult õlad sisse, on ju, ja nüüd ma lisan sellele jalgu, on ju, siis koos kannapöörega. Pum. Siin lõpus ma pean päka peal olema, kann peab olema välja keeratud, lähen tagasi kokku. Pum. Jälgin, et õlg katab lõuga. Teine käsi on ribide juures küünarnukk, kann on ilusti väljas. Lähme, pumps. Ja siis ma teengi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vaadake, kui ma ei siruta põlvad natuke kokku ja lahti, siis mis juhtub? Vaadake, mul on sirged jalad ja siis ma üritan sellised lööke teha. On ju, jõudu üldse ei tule. Kui ma lähen natuke kokku, siis ma teen 1, 2, 1, 2, 1. Toimub miniplahvatus, pumps, 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 pumps. Nii, kuidas näeb siis õppeasend külje peal? Ehk siis, muidugi ma juba ütlesin, et meil põlved peavad olema natuke siin sirutatud kokku, nagu väiksed vedrud. Mitte väga palju, see on väga tähtis, et mitte sirged ja mitte väga palju, natukene, pumps. Teine asi on see, et kui me räägime õppeasendist, siis üritame panna meie tagumik natuke tahapoole, et meie rind kukuks natuke ette siia. Et niimoodi ei ole ka eriti hea, kui ma teen. See on nagu päris boksi asend. Aga kui ma panen tuharad natuke tahapoole, pumps, ja siis mul on nagu balanss olemas siin ja siis vaatan natuke ette, tõnds, ja siis ma töötan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pumps, 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 pumps. Ja jälgime ja plahvatus, keerame õlg sisse, pumps, pumps.